Mulle pakub suurt rahulolu imeline ilme kliendi näol, kui tema hüpnoosiseanss on läbi. Neile, kel on avanenud võimalus oma surematust tegelikkusena näha, avaneb uus enesemõistmise ja usalduse tasand. Michael Newton on leidnud meetodi, kuidas piiluda mitte ainult eelmistesse eludesse, vaid ka elude vahelisse aega, niinimetatud üliteadvusesse. Sellest meie saates teadlane, praktik, kogeja ning müstik räägivadki. Karl on lõpetamas Tartu Ülikooli usuteaduskonnas magistriõpet. Praegu uurib ta seda, mida inimesed surmast arvavad ja usuvad, kuid ka, mida nad sellest teavad. Kuna Eestis on erinevad religioonid, uskumused ja mõtteviisid, siis on ka surma mõistmine erinev. Neid erinevaid arusaamu võibki nii-öelda ühte keelde tõlkida teaduslik uurimustöö. Karl esindab täna surma käsitlemise teaduslikku poolt. Agnese töö ja hobi on hobused. Sealt sai alguse ka tema vaimne teekond. Hobused on välja toonud tema tervendajaoskused, samuti on tal tekkinud võime suhelda hingedega, tajuda nende energiat, aga ka edastada nende sõnumeid. Agnes on saates seetõttu, et Michael Newtoni raamat Hingede rännak andis talle erakordse elamuse. Peeter on müstik, tervisetark ja oma erinevaid teadmisi ühendava kogemuse tutvustaja. Viimasel ajal on ta pühendunud Michael Newtoni avastatud transpersonaalse regressiooni hämmastavate tulemuste tundmaõppimisele ja ka tutvustamisele. Tema meelest on see kaasaja kõige tõsiteaduslikum eludevahelise elu uurimisviis. Peeter on saatejuht ja püüab erinevaid vaatenurki kokku koguda ning laiali jagada. Tiia koolitab ja nõustab inimesi juba 30 aastat. Ta on hariduselt psühholoog, lisaks psühhoterapeut, hingamisterapeut, teeta tervendaja ja valdab muidki praktikaid. Retke eelmistesse eludesse ja elude vahelisse ellu Michael Newtoni meetodil teeb Tiia juba 5 aastat. Kogemust on tal umbes 200 kliendiga. Tiia esindab täna praktikut. Ja lase minna kõikidel nüüd mõtetel ja kõikidel välistel faktoritel. Ja võid otsustada, et kõik hääled alates nüüdsest aitavad sul lõdvestuda. Minu hääl ja muusika ja autode müra tänavalt. Kõik välised hääled viivad sind üha sügavamale lõdvestusse. Enne hüpnoositu äratamist sisendan temasse sageli asjakohaseid regressioonijärgseid mälestusi. Omades teadvuslikku teavet oma hinge elust vaimumaailmas ja oma füüsilistest eksistentsidest erinevatel planeetidel saavad inimesed eluks tugevama orientatsiooni ja ka energia. Ja. Nüüd tuleb meelde, et tahe on ka nagu hingefunktsioon. Kindlasti. Et selle tahte abil me saame selle ülesande nagu... Tahe on väga huvitav. Ja huvitav on see, et öeldakse, et ega Jumal ei anna nagu raskemat, kui me suudame välja kanda. No ütleme, et me ise ei anna ja oma teejuhtide ja nende jumalikumate teejuhtide meistrite abiga me planeerime selle elu, eks ole, et ei oleks meil üle jõu. Et oleks siuke piiripealne, rohkem vähem piiripealne. Ja siis mõnikord me võtame ju ka puhkeelusid, on ju. Hästi mugavad elud. Näiteks seal oli juhtum, kus üks inimene oli 500 aastat erinevates eludes oli kas nunn, munk või preester. Usurüpes kogu aeg. No siuke puhkeelu. Arengut oli väga vähe. Ja siis ta ise ka tundis, et nüüd peaks hakkama nagu maailma ka minema ja siis ta võttis mingi põetaja või siukse vahepealse rolli. Et sai nagu sealt nagu inimmaailmaga tulla sisse. Et ega see karismaatikute puhkeelu, noh, tore on seal Jumala rüppes nagu olla ja see maailm ei puutu nagu enam meisse, et me elamegi nagu kogu aeg selles taevases nii-öelda, nagu apostel ütleb, et me elame siin nagu ei elaks siin, eks ole. Et see ei pruugi nagu arenguliselt anda nii suurt efekti kui mingi raskem variant. Mul tuleb meeldib ka üks juhtum, kus üks inimene oli väga paljudes erinevates eludes olnud kloostris ja siis, kui ta nüüd tuli seansile ja selles elus oli tal pere, siis ta keeldus ühel hetkel edasi minemast ja kontakti loomast selle elude vahelise ruumiga, kuna
aga et siis, et ma selles elus lubasin kogeda pereelu ja et kui ma sinna lähen, siis ma jälle hülgan oma pere, nagu ta oli väga paljudes eludes teinud, et tegelikult ka et nagu inimene maiseks eluks ei olegi, muudeks funktsiooniks ei olegi võimeline, et on nii ära harjunud juba selle. Jah, aga see ongi see, et kui sul on võetud ülesanne just kogeda seda pereelu, siis sa ei tahagi või hirmutavad on need vaimsed asjad, et kas siis nagu see ülesanne ei ole nüüd enam see, mis ma võtsin, et. Minu arust see loogika on siin maailmas ka täheldatav, et rasked asjad õpetavad meile palju rohkem. Kui sa raskel ajal murdud, võib ka elu hapuks minna, aga kui sa ära ei murdu, siis hiljem oled sa sellest nii palju rohkem õppinud, et see loogika on järgitav nii suures pildis kui siin maises elus. Ja mulle teeb jällegi oma, et olen selle üle küll naernud, et ma vahel olen väga palju siis tahtnud areneda, mis läheb väga raskeks. Ja siis kui väga raske, ma võin alla anda, ma natuke aega ei tahaks areneda, et tahaks korra seda. Et nagu ühe elu sees need samad perioodid valida, et vahepeal see... Oleks see tavaline rahulik tuim inimene, eks ole? Natuke. Et ei peaks nii palju kogema igasugu värke. No tegelikult ma arvan, et meie oleme ikka valinud siin endale ikka väga kerged selles mõttes nagu elu õppetunnid, et emotsionaalsed õppetunnid on ikka palju kergemad õppetunnid, kui nii võtta, kui need mingid siuksed, kus me oleme sõjakoldes, me valime mingid sellised, kus on ikka palju metsikust ja laustapmine ja verd täis kõik kohad, jah. Ma arvan, mis on pigem raske laustapmiste endurus on rasked eetilised küsimused, millele mõlemad vastused teevad midagi liiga ja sa oled sunnitud neid valikuid tegema pidevalt. Et me siin maailmas praeguses Eestis pääseb päris hästi ära, sa võid vaikselt jätta valiku tegemata, aga nendes sõja rasketes olukordades sa oled sunnitud tegema näiteks ebaeetilisi valikuid jube valus, et see on keeruline. Kui nüüd rääkida teejuhist ja nendest imedest, mis nad mõnikord meie eludes tekitavad, et kas meenub midagi? Ma võin enda elust rääkida paar koolipõlves, oli ikka ja hiljem nooruse ajal oli mõned sellised konfliktsed olukorrad, ma mäletan, kus oli selline kehalise vigastuse oht, kaklused ja siuksed asjad. Ja ma mäletan paar korda, kus minusse tuli nagu mingi kõrgem jõud ja aitas mul ennast kaitsta, eks ole, ja siis ka kõik teised olid imestunud, mis nüüd äkki juhtus, eks ole. Või üks olukord oli mul ka, kus ma olin väga raskes majanduslikus seisus ja ka raskes juriidilises seisus ja siis hakati äkki andma mingit abi niimoodi, et ma tulin nagu sealt läbi. Et kas teil ka midagi nii drastiliselt meenub, et mille ma kannaks jällegi teejuhi nagu arvele? Jah, eks neid ole, minul on neid juba päris palju olnud, sest ma olen õppinud neid ka märkama ja kõiki neid, kui ma varast nagu ei märkanud, mõtlesin, et see on lihtsalt nagu juhus ja õnnelik juhus, siis nüüd ma märkan neid tegelikult iga hetk oma elus neid. Nad on tegelikult, kas või tänases päevas oli, eilses päevas oli, kas või see siia sõit juba oli samamoodi valikud, mida ma tegin, oli samamoodi nende poolt nagu, teejuhi poolt nagu juhendatud, et ma teeksin õigeid valikuid. Ja minu elus on samamoodi, kuna ma kasvatan hobuseid, pean hobuseid, mul on suur hobusetall, siis seal on olnud mul väga palju olukordasid, mis oleks võinud lõppeda katastroofiga. Kuid nagu imekombel mul tüdrukud ka alati ütlevad, kas mul talli juures on, kuidas sa alati juhtud õigel ajal õigesse kohta. Aga ma lihtsalt tunnen seda kontakti, et ma pean nüüd sinna minema, ma pean nüüd vaatama seda, ma pean olema suunatud mõtetega mingi teatud situatsiooni juurde, samamoodi minu enda elugi, et kus mulle mitu korda nii unenägudes kui ka öösiti koputustega ja kõige muu infoga hakati nagu teadmistega, tundmustega, et mu elu on ohus. Ja see ka oli nii. Ja jälle imekombel sattus minu ellu hetkel inimene, kes ei pidanud üldse olema sellel hetkel selles kohas, kus olin mina. Ta seal oli ja nii läkski jälle kõik. Jälle ma olen tänulik. Võtame vahelduseks sellise terava teema nagu põrgu ja viimne kohus Newtoni valgusel. Kas sinu kliendid on sageli põrgusse sattunud? Ei ole sattunud kordagi põrgusse. Aga võib-olla see elu planeerimise ruumis, nagu ma ütlesin, et on näidatud mõnda tseeni, kus oleks olnud muud valikud ka olnud inimesel. Et niisugune taipamine, et enda südant võiks rohkem kuulata.
ja no mu enda elus ka, kui nüüd see eelmise küsimusega haakuda, et siis ka kõik, mis on seotud nagu, kus ma ise saan vaimuga parema ühenduse, et kõik teed on alati avatud, et ma olen saanud aru, et see on nagu minu elu ülesanne siis ka ise pidevalt olla ühenduses oma vaimenergiaga ja üliteadusega ja teistele seda õpetada. Tavainimene nimetab seda lihtsalt intuitsiooniks vist. Jah, no intuitsioon on ka väga hea asi, aga see nagu teadmisega ja energiaga, energeetilise iseendaga ühendatud olemine, et see on juba nagu midagi muud kui lihtsalt tavateaduses elamine ja kuidas siis on selle kristliku põrguga? Kui lähevad või lähe? No, kas kristlikuga, aga üleüldse, et sellise üks osa on see jube või mingi halb asi, põrgulik, ütleme nii. Et seda on ka surmalähedast kogemust uuringutest, mis nüüd üle 10 aasta vanemad on, et ma olen palju erinevaid läbi vaadanud, nad tihti leiavad ikkagi umbes 5% juhtumeid, kus inimesed on täielikus mingis hirmu kohas, kus nad hakkavadki surma kartma pärast, aga et need, kes siis proovisid lahata, need teadlased, nad proovisid eristada, seal on mõned erinevad hirmud, mis nad leidsid, üks ongi see suur hirm teadmatuse eest tekib, kui inimesel liiga kiiresti järsku on selles suure kõiksuse ees, siis see lihtsalt hirmutab ära, täielik teadmatusele otsa vaatamine. Aga teistel on siis mõned võib-olla nende jaoks ohtu kujutavad asjad, ette tulnud olendid, mis iganes, et siis nad on võib-olla enne tulnud tagasi, kui muid asju jõudis juhtuda ja nägid ainult seda hirmsat, aga ega jällegi ma ei tea, kuidas lõpuni seda nagu arvata, aga samas sellest, mis ma ise olin siis sunnitud kunagi tegelema, see Tiibeti surnute raamatu narratiiv, see ju sisaldab, seal on need, kas natuke mälun algas, oli 48 kurja jumalust ja mingid 50. No raevukad jumalused ja rahu armastavad, jah. Ja nendel oli igal ühel oma eesmärk ja need pidi kõik, eks ju, seal lõpus nagunii läbi vaatama käima, et mida iganes need tähendavad. No. Ja kristliku põrgu kohta, et ma nagu varem ka mainisin, et kui vaatad neid kristlaste surmalähedaste kogemuste lugusid, siis nemad ikkagi näevad, tihtipeale räägitakse see ära, et mõni tundub ikka päriselt väljamõeldis, aga teised ei tundu, et näidatakse neile põrguliku oleku kohta ja siis tänu nende olemusele või mingisuguse õpetuse või siis ka seda taevalikku kohta, aga kus seal vahepeal on see teadmatus, et kuhu ma nüüd siis siin jääma pean, et see hirm käib läbi vahepeal. Et nad on nii eraldi nagu. Jah, no neile täitsa näidata. See maailmapilt on nii dualistlik, et vahepeal ei paista. Aga täiesti kihvte lugusid on olnud, kus mõni suudab kirjeldada, tuues jällegi uuesti korrutades esile, et kõik need ütlevad, et siin ei ole lihtne seda siin meie keele atribuutikaga üldse väljendada, mis toimub, eks ju, aga et siis kuidas seal on olnud selles tumedas ja teadmatuses ja hirmsas kohas ja siis kuidas see esimene see valguskiir tekib ja kuidas sinna poole siis kas tõstetakse või läheb, et neid on erinevaid, jah, neid mitmeid kordi olen näinud. Et midagi siis on ikkagi, et võidakse seda teist kuju ka näidata seal või teist tooni. Aga huvitav on see, et nüüd need inimesed, kes on kohutavalt kurja teinud, kes on nagu selle keha või keskkonna poolt nii ära moonutatud, neil ei ole õnnestunud nagu oma tahte ja kõige sellega nagu oma eluülesannet täita ja niimoodi korduvalt elust ellu. Et vot kuidas toimub nüüd nende nagu rehabiliteerimine. Et kedagi ei põletata kuskil ära, vaid neid rehabiliteeritakse. Nad on algul isolatsioonis, ainult osa ei taha üldse suhelda isegi mitte teejuhiga. Nad on nii vaenulikud ja nii sulgunud ja nii hirmunud ja agressiivsed ja mis kõik veel. Ja hiljem tasapisi siis tuuakse nad oma kobargruppi nagu tagasi. Või siis kuni selleni ma lugesin vist teisest raamatust, et isegi uuendatakse 90% hingeenergiast. Mitte lihtsalt ta ei puhastu selles isolatsioonis, vaid ta uuendatakse ära. Ja ma kohtasin paari juhtumit, kus tõesti inimene või hing keeldus nüüd minema nagu eludesse, kus ta karmiliselt nagu teeb tasa selle, mida ta teistele tegi. Et ta niivõrd kohutavalt kartis seda. Ja ta ise vabal valikul nagu loobus igasugusest edasiminekust. Et siis tõesti see hingeenergia nagu puistati laiali või nii-öelda utiliseeriti, et see oli mõni üksik juhtum äärmiselt, et see looja praak on nagu äärmiselt väike, kui ta üldse on. Et muus osas tundub, et ikkagi aidatakse ka väga rasketest seisudest edasi. Minul puuduvad kogemused õnneks puuduvad sellised kogemused klientidega, kes on täiesti nagu puistatakse laiali. Ja. Kas siis võib arvata, et osa sellest on nagu siis päriselt see mingi
nagu paha või süsteemi viga või midagi, aga osa asju, eks ju, kindlasti, mis siin keegi viib korda ülesandeid, mis on nagu siin maailmas kurjad või halvad, on kindlasti mingi põhjusega. Vajalikud teistele hingedele. Ja seda ka kindlasti ta kirjutab seal seda ka, et kuidas sa saad, kui keegi valib näiteks endale, et ta kogemuse läbi tapmise, siis peab ju olema ka keegi, kes seda nagu nagu, kes nagu seda kogemust, kes nagu tapab, ütleme niimoodi, et eks nad kõik nagu olegi teevad siukse lepingu omavahel. Kuskil on tapan sa ära. Et sa lähed kokku selle inimesega, on ju, et kuidas sa muidu saad oma kogemuse, kui sa soovid oma elus seda kogemust nagu saada. Et jah, see käis ka raamatus nagu läbi, mis tundus ka nagu põnev. Kuna ma sellega veel nii tuttav ei ole, siis tuleks minu niisama järgmine huvitatud küsimus, et huvitav, kas kõik siis ajavad oma seda isiklikke või me tihti siin räägime, et inimese see ülesanne või teine ülesanne, et kas need on motiveeritud mõnest isiklikust arengust või on see üks suur süsteem, mis on mõeldud nii, et me ei aja siin seda isiklikku kogemust taga, et kas olla mõrvar või mõrvatu, vaid mingi suur hammasratastik ajab omi asju. Kuidas on teil mõni tunne tekkinud? Mina olen väga pikalt ka budistlikus maailmas olnud ja see karma mõistega tegelenud, aga nüüd läbi selle Newtoni hüpnoteraapia ma tõesti saan aru, mis asi see karma on. Et ta ei ole nii jäik asi, eks ole. Aga see ongi täpselt just see põhjus-tagajärg, et see, kuidas see elu, mis rollis sa oled, et sa võisid eelmises elus täpselt vastandrolli kogeda, et see tuleb nii ehedalt esile, et kuidas see võimalik on, et inimesed ei mõtle seda välja, et tõesti, et oli nagu hästi domineeriv eelmises elus ja nüüd on võtnud siis selle dominantse inimesega koos elamise, et kogeda. Ja inimese tahab seda, hinge tahab. Et sama on nii palju kordi näinud, et tõesti, et hämmastav, et inimesed ei saa seda kogu aeg ise välja mõelda, et ma nüüd mõtlen, kujutlen selle välja, et järelikult ma olen eelmises elus selline, et ma nüüd seda pean kogema, vaid see tuleb nii spontaanselt, et järelikult seal on mingisugune õppetund, õppida ära need erinevad rollid, erinevad mängud. Aga nüüd see viimne kohus, eks ole, mida kujutletakse siis mõnedes religioonides sellise hästi karmikäelise ja isegi mustvalgene välja, nagu rääkisime. Aga selgub, et newtonlikus maailmas see on selline pühade konsiilium või tarkade nõukogu. Need on kõrgema astme meistrid, nad on veel mitu astet kõrgemad kui meie teejuhid, kes siis on ka valitud, meile sobivad, kes on ise meid valinud, nagu meie teejuht on meid valinud, eks ole. Ilmselt need teejuhid on ka ilmselt sellised, kes on ise tulnud umbes sama teed mööda nagu meie. Nad on seda kõike kogenud sama tüübiga. Ja seetõttu nad mõistavad meid palju paremini kui võib-olla mõned teised teejuhid. Ja nüüd see äärmine kannatlikkus, armastusväärsus ja teatud nõudlikkus. Ja mõne noorema hinge jaoks kohtumine selle tarkade nõukoguga on nagu kohtumine Jumalaga, et nad on täiesti maoli maas, et see on midagi niivõrd hullupoore võimsat ja ennenägematut ja vanemad hinged muidugi juba saavad aru, et on lihtsalt, ütleme vanasti, inglite hierarhia, eks ju, et need on väga kõrge taseme inglid, kes siis, kellega tavaliselt hinged kohtuvad isegi võib-olla 2 korda algul kohe peale surma, siis see eelmise elu kogemus on veel värske, on nagu esimene analüüs lisaks teejuhile ja kobarklopile ja teinekord siis kohtutakse enne järgmise ellu minekut. Et mida me selle kohta et meid hoitakse ka väga kõrgel tasemel. Tegelikult, nii palju kui mina mõtlesin, ma juba väiksest saadik loen piiblit ja olin nagu väga jumalusku ja usun ka praegu, et ta on nagu olemas on ja praegu seda nüüd nimetame seda natuke teistmoodi, kas allikaks või kohaloluks. Aga mis puutub piiblit ja selle kirjutatus, siis seal on omad nüansid sees, mis ka võiks nagu samastada, mitte samastada, vaid leiab vastavusi ka Newtoni selles ja väga palju vastavusi. Ja väga palju vastavusi. Ühte ma olen mõistnud, et see kohalolu või see Jumal, kes on, et ta on tohutu armastus. Ta on tohutu armastus ja tema eesmärk on, et kõik saaksid seda kogeda. Ja siin ei saa rääkida siis mingisugusest viimase päeva kohtust või mis iganes, sest siis läheks ta vastuallu Jumala olemusega. Tähendab,
seal vaimumaailmas tegelikult ei ole hierarhiaid, et seal on Ei kõik võrdselt armastatud ja kõigi jaoks on kõike küllalt, et selles mõttes see hierarhia on nüüd inimeste poolt paika pandud ja Newton ise ütleb ka, et ta on väga niisugune pedantne ja üritab klassifitseerida, aga keegi ei näita näpuga noorele hingele. Selles armastuse ja külluse sees ei ole niimoodi, et vaatad, kui arenenud hing tuleb minu juurde, et mitte kunagi ei ole sellist asja olnud. Sa pigem tunned, et sa oled armastatud ja sa ei jaga üldse ära tegelikult, mis tasanditel olenditega sa kohtud seal. Igaüks saab omal tasandil olla kas kõige parem või viletsam. Või see on nagu mõnedes vanades kultuurides oligi see ka, et kui sa teenindaja, siis sa saad seal parim olla või siis halb olla. Eestlasele tundub vist, et teenindaja ei taha üldse olla, et ma siin olen, keegi väga ei naudigi või ei tee seda tööd väga hästi. Naljakas on, et kui need surmalähedaste kogemuste inimesed tihtipeale räägivad seda, et nad on ikkagi nagu endale otsa vaadanud. Et seal sellel maal, kus siis ollakse, on need kurjad või kohtumõistmine käib nagu iseenda silmade läbi, nad proovivad nii kirjeldada, ütlevad, et väga raske kirjeldada, aga midagi sellist, et mulle endale tundus, võib-olla siis see üks osa meist ongi see kõiksus ka, nagu ise hindad iset ja jube halb tunne pidi see olema seal päris nagu põrgulik, et jube halb tunne, kui sa oled ise nagu leiad endast seda mingit vääriti asja. Aga seesama Newton ütleb ka, et hing ta on ise kõige suurem kohtumõistja, siis kui tal pannakse nii puhas peegel ette, selline armastus, selline hoolimine, selline lootus, et inimene teeb läbi selle elu ülesande. Et need on nagu sinu lihased vanemad või elukaaslased või õed-vennad, kes nagu sinuga koos ja toetavad sind ja loodavad ja aitavad ja nii edasi ja siis äkki kukud läbi. See on muidugi jube halb olla. Ja siis tuuakse sulle näide, millest sa võib-olla oled juba unustanud või täpselt samamoodi see, et kus sa selle vett kassid, nagu mis sa oled võib-olla unustanud selle seiga, aga kus sulle tuletatakse meelde selle iseenda selle tohutu kohtumõistmise juures, aga vaata. Ja see ongi tegelikult oluline ja see tegelikult loeb, et tugev lohutus tuleb kohe. Ja minu jaoks Newton võtab ära selle perfektsionismi, et me tahame nagu ise hirmus täiuslikud olla, siis nõuame seda ka teistelt. Vaid meile tuuakse pärale, et me oleme kogu aeg ebatäiuslikena täiustumise teel. Ja see nagu võtab kogu selle pinge justkui maha. Mis ei tähenda, et me ei püüdleks või me ei püüdleks parema poole ja me ei tahaks edasi minna. Hüpnoteraapias muidugi kõik lähtub sellest, mille pärast inimene on tulnud, et juhendaja ikkagi alati juhendab inimest siin neid vastuseid saama, mida ta tahab saada, ja kui ta saab lisaks, see on väga hea, aga põhiliselt on inimesel kindlad küsimused, et miks ma olen sündinud sellesse elusse, mis on see kõige olulisem, millele praegu keskenduda, ka kas ma lähen minna lahku või mitte või kas valida see töökoht või too koht, et seal tulevad siis nagu ikkagi konkreetsed vastused selles elu planeerimises ruumis sageli ja seal saab alati täpsustada, kui tuleb ebamäärane vastus, siis ma palun, et sa tahaksid küsida seda ja seda veel täpsemalt ja veel täpsemalt ja veel täpsemalt, et saab väga pedantlikult tegelikult küsida ka selles armastuses ja valguses vastuseid. No üks on see enne vist või see kobargrupis on siis need raamatukogud ju ka, kus on need eluraamatud, eks ole, kus väga elavalt ka näidatakse mulle eelmise elusid, eks ole, ja minu valikuid seal, et mõistaks nagu paremini, et kuidas ma toime tulin. Jah, kui inimesed huvitavad need eelmised elud, aga ka, et see on juba, ütleme, eelmises seanssides läbi käidud, et me õpime käima eludes, et vaadata mingeid konkreetseid asju. Kuidas sinu praktikas on nüüd eelmised elud või elude vaheline elu, mis on nagu võimsam või mida rohkem tahetakse või mida tehakse? Mõningatel juhtudel inimene saab vastused juba eelmiste elude regressioonis ka, väga selgeid vastuseid või pilte ja mingeid teadmisi. On erinevad, mõned saavad sealt tugevama elamuse ja mõned saavad siis eludevahelist elust. See on siis, ja eludevaheline elu on rohkem vabam, et seal ma nii palju ei juhenda, et põhiline on püüda hoida inimest selles mõistuse vabas seisundis ja märgata, kui... Selle teeta tasandil nii-öelda. Teeta tasandil, jah, just. Kui sa oled elude vahel, kas maine elu pakub huvi? Kas sealt elude vahelt vaadatakse maise elu peale, et küll on huvitav, et see mu endine tuttav või mu keegi on rääkinud sellest sulle. Midagi tegi siin või minu lähedased on siin niimoodi seal vaadataksegi sinu elu üle natuke teisel tasandil, et üldiselt ei ole ta huvitatud teiste eludest, ikka enda elu pärast minnakse sinna ja see ei olekski eetiline, et kindlasti ma
seda ei lubakski vaadata, et siis peab ikka küsima inimeselt luba, et vahel inimesed teevad igasuguseid pilte ja eelmistest elust, aga kui neil ei ole seda teadmist tegelikult, siis see pilt võib olla lihtsalt illusioon ja isegi valeinformatsioon. Et kui nagu avaned õigesse kanalisse, siis sa saad pigem selle teadmise, mis hakkab joonistama pilti ja siis on sel pildil väärtus. Vot probleem ongi selles Newtoni puhul ja meie kõigi puhul, et üle 5. astme hingi siia ei ole eriti kätte saadud, kes oleks regressiooni tulnud. Edasi me saame minna meediummaterjalide ja müstikute kogemustega. Aga suur väärtus, kui inimene saab mõni hetki olla üliteaduse seisundis, et see on juba suur väärtus. Ja muidugi kõigil ka ei õnnestu see nii-öelda selles mõttes, nad on õppinud lõdvestuma, et just need juhtumid, kui inimene on kaotanud lähedase ja ta on leinas, et nendel ei õnnestu, nad kõige rohkem tahavad, aga nad on nii oma kurbuses ja raevus või vihas või kinni, et see blokeerib ära tegelikult selle üliteaduse kontakti. Et kui ma kuulen, et põhjus on see, et on kaotanud 6 aega tagasi oma lähedase, siis ma ei võta tegelikult. Ma ütlen ka, et tegelikult peaks olema möödunud pool aastat või aasta, mõne puhul 2 aastat, et ta saaks tulla sellele seansile. Ja mõne inimesega me õpime lõdvestumist, mitu seanssi, teeme ka hingamisseansse, lihtsalt puhast hingamist, et ta saaks selle tavamõistuse kõrvale panna. Et see on väga oluline õppida lõdvestuma ja nii füüsiliselt kui vaimselt. Räägime nüüd sellest koopereerumisest või selle hinge perekonna nagu omavahelistest lepingutest ja kuidas me üksteist aitame siis kehastudes sageli väga lähedaste inimestena korraga. Tunned nagu ära? See on tegelikult, see on tundmine. Regressioonist tunned ära ja tegelikult, kui mina olen rääkinud nende inimestega, mul on ise endal kogemus ja mul on endal hingesugulane olemas. Ja see tee on raske, see tee on väga raske. See ei ole tohutu kirglik armastus või mida, see on raske vaimne ülesanne, mis on nende 2 inimese vahele nagu antud. Aga need inimesed tunnevad üksteist ära tegelikult. Võib-olla mitte teadlikult, aga sisimas nad tunnevad selle ära. See on nagu see armastuse väljakannatamatu kergus. Et kas see võib olla ka niimoodi, et maisel tasandil on tõesti väga tugevad väljakutsed ja eksamid ja samal ajal on mingi taevane side, et sa ei saa nii kergelt sellest inimesest lahti lasta. Ei saa. Et sa ikka jälle tuled tagasi, sest midagi on veel. Lõpetamata, teil on lõpetamata need asjad ja siis ongi, siis sa kogu aeg ja need inimesed on kogu aeg millegi otsingul. Need inimesed ei ole leidnud seda oma õiget partnerid. Nad kogu aeg võib-olla käivad suhtesse, kui nad ei ole just leidnud oma seda hingesugulast. Et nad kogu aeg sisimas tunnevad, et nad otsivad midagi. Ja kui nad sellega leidnud on, mina tundsin selle kohe esimesest hetkest ära, et see on see, et aga... Samas Newton ütleb, et see kaksikleek või see kõige lähem sugulashing, et see on kogu hingeevolutsiooni jooksul algusest lõpuni välja. Aga just ka see hingesugulased, et ikkagi need tuntakse ära esimesest silmapilgust ja niisugused esimesest silmapilgust armumised ja kus jäetakse ikka kokku väga pikalt, on kindlad niisugused hingesugulase märgid. See kostub ebaloogiliselt, aga huvitav, kas võib olla ka siis hästi palju nüüd kaksikleegi partnereid? Mida rohkem, seda parem. Või on... Jah, siis tuleb seda terminit täpsustada ka, et tegelikult see nii-öelda kaksikleek või tegelikult kui sa ei ole nagu ikkagi ennast puhastanud ja elad niisugust mugavat elu ja mõlemad või üks nendest, siis üldse ei pruugi ära tunda seda nii-öelda kaksikleeki või hingesugulast. Et vaatad, et tore inimene, aga sa oled mingis uimas, tarvitad alkohole, sa lihtsalt jalutad mööda oma kaksikleegist. Et kõik oleneb ikkagi sellest puhtusest, kui puhas on su elu või ühendus hingega. Et see on kurb, et inimesed otsivad tavateaduse tasandil oma ideaalpartnerit, aga tegelikult... Mugavustsooni. Aga sa pead ikkagi iseenda vaimuga olema ühendatud, siis sa tunned ära oma kaksikleegi nii-öelda või hingesugulased. Kuule, 4. raamatus oligi seal lugu, kus ta tuli regressioonilise naine, see mees oli, ma ei tea, endine alkohoolik ja siis ta aeg-ajalt kukkus ka joomarlusse, siis ta pettis seda naist korduvalt, eks ole. Ikka mingi side oli kogu aeg. Ja siis, kui ta tuli regressiooni, siis see naine. Ja siis ta taipas, et see ongi tema kaksikleek, et ta peab nüüd kuidagi teistmoodi temaga. Ja siis mees saigi üle oma joomahoogudest ja lõpetas oma kõrvalsuhted ära ja asi läks nagu tänu sellele, et ma ei tea, kas teine siis ka käis seal regressioonis, aga üsna raske seis oli.
Newton väidab, et inimkond ka nagu areneb, et see maapealne hakklihamasin, et siin nagu olukord läheb nagu paremaks, et tulevad see küpsemad hinged tasapisi ja noh, indigolapsed ja kristalllapsed ja mis kõik veel. Samal me näeme, kus ka sotsiopaate ja psühhopaate on ühest rohkem ja raha ja võimuhulle, eks ole, kes mõtlevad oma nii-öelda satanismi välja, et kuidagi säilitada seda oma status quo'd, et kuidas teie tajute? Et mida sellised asjad nüüd aitaksid ka sotsiaalses plaanis? Siin on nüüd need 4 Newtoni raamatut, mis on eesti keeles ilmunud, eks ole. Üks on siis tema õpilaste oma siin tema poolt kokku pandud. Et minu meelest paljalt nende raamatute lugemine või esimese raamatu lugemine, eks ole, Hingerännak, palun. Et see juba ise loob maailmavaatelise transformatsiooni. Ja kes siis veel läheb Tiia juurde sinna regressiooni, oh jumal, ma ei kujuta ette, mis nendest veel saab. Aga noh, tegelikult põhiline on võtta endale aega, et olla ise endaga, et kõik ei pea regressiooni tulema, vaid hingama, lihtsalt võtma aja, et silmad kinni panna ja kogeda, kuidas keha hingab ja natukenegi sellest mõtetest vabadust saada. Astuda oma hingega dialoogi. Ei no seda me kõik teame, see jah, noh, mediteeri ja ma ei tea, palvet, aga siin on ju terve uus maailmavaade, siin on see jnana jooga nii-öelda, siin on mõtlemise muutmine, radikaalne muutmine. Pärast seda ma hingan võib hoopis teise tundega ja olen avatud hoopis teise motiiviga. Just olla avatud, see ongi vist ühe sõna, olla avatud kõigele eluseiklusele. Nagu teadlase positsioonilt, et ma vaatan, minu arust see on ka nagu väga kasulik üldse teadvustada surma, mis sealt võib tulla, hakata küsimusi küsima, sa loed seda ühte raamatut, sulle juba hakkab oma peas tööle need mõtted, mis võib olla, et see ei ela nagu unustuses igavest elu, nagu me kogemata teeme tarbijatena, et see on nagu väga kasulik, seda on näinud Tiibeti traditsioon tuhandeid aastaid tagasi, et nad hakkasid kloostrites poistest peale, väiksest peale õpetama. Ja noh, enda elus ma vaatan, et nii palju, kui ma olen seda uurinud, mul on läinud palju kihvtimaks ja meie teadlased, kes töötavad uusi teooriaid välja kuskil ülikoolide juures, nad teevad, noh, kõige rohkem uuritud on alati psühholoogia tudengid kuskil ja siis nad ikka uuringud näitavad, et kui need tudengid, kes on käinud surmaga seonduvaid õppeaineid läbi, nende seas on surmahirm palju väiksem, noh, see alati on aidanud. Ja minu arust see, et mis siis seal tuleb, kuidas see tuleb, et siin ma saan aru, see Newtoni lugu on päris hea asi, mida tähele panna, aga et mida mina nagu teadlasena praegu tegelen, ma proovingi välja uurida, ma olen hästi huvitatud, et mis kõik võimalused inimeste peades, mis lood inimeste peades on, mis nad arvavad, mis nagu surmajärgsus, millest koosneb kogu olemine, mitte ainult elu. Just nimelt lood, ja see on, sest meie aju saab aru asjadest lugude kaudu. Ja see lugu, ja ma olen näinud seda, et kui kellelgi on mingid lood, siis nad võivad olla palju tervemad, kui sul ei ole üldse lugu. Ja ma arvan, et millest me räägime, millest Newton räägib ja nüüdsest ajast, et üks asi on see, et näiteks läänegi kultuuris 100 aastat tagasi andis üks religioon kõik sellised vastused ära, et mis ma pean tegema, et kui ma tahaksin surra, nii et midagi ei lähe halvasti, sest see hirm tekib inimestel ikkagi. Tänapäeval jäävad hästi palju rohkem inimesi elavad rahuliku lõpuni, nad ei sure ära äkiliselt, seda me oleme arenenud see ühiskond ja neid küsimused ka jälle teaduse järgi tekivad enamus inimeste peades lõpuajal, kui sul on rahus aega mõelda, aga mis ma saan teha veel, et seal nagu aidata või et see kuidas ilusti surra ja sellepärast mõned eesotsas maailmas on juba varasti sellega toredaid asju teinud, need vanad Rooma keisrite seas oli vahepeal väga populaarne kõige stiilsemalt surra ja siis räägid, et vot kus tema läks, üks keiser sai, et kõik sõbrad olid ümber voodi ja ta tegi veel viimase nalja ja siis suri ära ja siis öeldi, kus see mees oskab. Et nagu siit maiselt poolt vaadates, et asjad oleks, nad on meile toeks. No see, mida me usume surma kohta, see oluliselt mõjutab meie elu, et kui me usume, et mitte midagi pärast ei ole, siis ma ju laamendan ja teen mis iganes. Et kui Jaapanis usutakse, et meie vanemad tulevad meid aitama pärast surma, siis kõik hoolitsevad ju vanavanemad ja see on otsene mõju sellest, mida me usume surma kohta. Sellepärast Michael Newtoni panus, et nagu luua see maailm, tuua avalikkuse ette, mis siis pärast juhtub, et võib-olla tekib huvi või mõtlemine, et ikkagi et äkki ei ole see ainus elu ja siis alles elu hakkab. Et sellel on ka mõju ja see mõjutab jälle otseselt, kuidas ma käitun igapäevases elus. Sest mis on see üks elu võrreldes selle igavikuga, nende sadade ja tuhandete, kui vanemad hinged on 100 000 aastat siin kehastunud.
5. tasandini, mis mul on kätte saanud. Ja seda me ju tegelikult ka soovime ju, Ja, et olla, milline elada perspektiiv. lõputult ja olla, tunda täiuslikkust ja armastust ja Isegi meie ego saab rahuldus, et ta ei kao kuskil, et ta on olemas. Et minu arust ka, et siin on isiklik võit, aga tegelikult selliste suuruste tähelepanemine on ka nagu tervele ühiskonnale. Me hakkame sellistest teadmistest lähtuvalt teeme otsuseid, igapäevaseid otsuseid, nagu sa rääkisid. Ja see nüüd hakkab ehitab ju seda sama keskkonda, kus me kõik siin elame. Muudab seda sümbiootilisema. Jah, et see on, ma arvan, et see teema areneb edasi, et nüüd just on see, et enam ei ole ühe religiooni need lihtsad vastused, need, mis inimese ära rahuldavad. Ja suht abstraktsed see juures. Ja, et nüüd on see küsimus, ma arvan, areneb kindlasti edasi, et me siin oleme natuke rääkinud võib-olla ülevaatlikult, aga et see kindlasti areneb edasi. Newton on ka seda lubanud, see on salgus. Aga huvitav on see, et Newton ise on ju Ameerikas miljonitele inimestele esinenud, telesaated, raadiosaated ja meil on mingi täielik, ma ei tea, esimene raamat ilmus 2004 juba, see on vist esimene telesaade, mis sellest tehakse üldse. Et keegi pole kuulnud ega näinud. No vaata, kui inimene... leidsin ühe lugeja, kes reageeris. Vaata, kui inimene teeb oma igapäevast tööd ja tšakrad on kinni ja ühendust ei ole iseenda vaimuga, kas ei huvita ka need asjad? Nii kiire, et teeme tööd, me ei jõua iseendaga suhelda ja märgatagi ja siis veel vähem märgata neid mõtteid. Meil ongi ainult hirmud, kontrollivajadus oma elu üle, teiste üle. 700 aastat orjandust. Ja siis sa nagu ei märkagi seda, mida tegelikult võiks nagu märgata. Et jah, nii see kahjuks on. Ei tea jah, ma arvan, siin on päris positiivne keskkond ka võtta. Meil on meil on ruumi vabamalt mõelda, et mõnes suurtes linnades, suures keset Euroopat on mingisugune nii kõva üldine teeril vaikselt läheb, et seal on raske välja mõelda. Meil on hästi palju ikkagi loovaid inimesi ja ma ei tea, see meie segaverelisus ja meil on siiski mingid loodust kõvasti säilinud. Natuke metsa me selja taga. Metsa on siin pole veel maha võetud. Aga ma soovitan siis Facebooki gruppi Surmateadmus. Surmateadmus. Ka valgustunud kristlus, kus sellest on palju juttu tulnud seos kristlike kontseptsioonidega ja müstikupäevik. Et seal me saame ka edasi suhelda. Lõpetuseks peaksin lisama, et see, mida kohe lugema hakkate, võib vapustada teie senist ettekujutust surmast. Siin esitatud materjal võib olla vastuolus teie filosoofiliste või religioossete veendumustega, samas leidub kindlasti lugejaid, kes saavad oma olemasolevatele arvamustele tuge. Teistele võib pakutav info paista ulmejutuga sarnaneva subjektiivse loona. Olgu teie veendumused millised iganes. Ma loodan, et te mõtisklete selle üle, mida see inimkonnale tähendaks, kui mu hüpnoosialuste väited surmajärgse elu kohta paika peaksid.